Mu nimi on Marinett. Ma olen täiesti tavaline tüdruk, kuid mul on imeline saladus, mida keegi ei tea. Lepatriinu ja Musta kassi imelised lood. Ani Maestro. Ta kardab kasse, kuid on ilma selle kastlaseta abitu. Pole tõsi, ma ei karda kasse. Must kass ja Lepatriinu, 2 kangelast ja nende saatus. Varsti kinodes. Kahjuks ei jõua Must kass ja Lepatriinu tänasele esilinastusele, kuid loodetavasti meeldib mu film neile sama palju nagu nemad meile. Las selle üle otsustan mina. Sa loobusid kutsest esilinastusele. Ma olen superkangelane, mitte staar. Minu töö on linna kaitsta, mitte esilinastustel passida. Hästi öeldud. Esilinastusele on oodata palju säravaid külalisi, nagu rockstar Jagger Stone, kuulus moedisainer Gabriel Agrest ja tema teismeline poeg Adrian Agrest. Adrian, läheb esikale? Lepatriinu oleks pidanud kutse vastu võtma. Nii, meil on 600 makrooni ja 800 suupistet. Rääkimata Lepatriinu ja Musta kassi piltidega tortidest. Oleks pidanud esilinastusele eraldi teenindaja palkama. Kas te mõtlete seda Lepatriinu ja Musta kassi multifilmi? Just. Mina võin teid aidata. Et nagu teenindajana. Ja, ma jagan Adrianile makroone, kõigile, mitte ainult talle, sest teised armastavad ju ka makroone. Ja see, et Adrian sinna tuleb, ei ole ju üldse oluline. Ei, muidugi mitte kaugel sellest. Tahan lihtsalt aidata oma kalleid vanemaid, keda ma nii väga armastan. Oi. Te ei usalda mind. Aga ma olengi paras koba. Mina ei usaldaks ennast ise ka. Ole sa mingi koba, kullake. Võid tulla. Me lihtsalt... Aitäh! Te olete maailma parimad vanemad. Võiksime igaks juhuks poole rohkem makroone teha. Täna tuleb imeline õhtu. Ma pean midagi üliägedat selga panema. Ja siis muidugi see imeline makroon. Kas sinu isa tehtud 800 makroonist ei piisa? Ei, Adrian saab erimakrooni, et ta näeks, kui eriline ta minu jaoks on. Kujuta ette, ta ootab tavalist makrooni, aga saab selle. Võtab siit 1 ampsu ja ütleb: kirevili on minu lemmik, kuidas sa mind küll nii hästi tunned? Ja siis ma ütlen talle, et ta on minu jaoks nii eriline, et ma oleks teda nagu 100 aastat tundnud ja siis ütleb tema: sellepärast sa küpsetadki igal pühapäeval 1 makrooni. Kunagi ei või ju teada, millal tekib õige võimalus ja Adrianile ei kõlba ju vana makrooni anda. Seda muidugi. Teie ees on uudised ja Nadja Šamak. Otse kaua oodatud esilinastuselt. Täna linastub tuli uus multifilm Musta kassi ja Lepatriinu seiklused. Just jõudis kohale imeline Laura Ööbik, kes laulis sisse kõik filmis kõlavad laulud. Õhtust, Laura, olen teie suurim fänn. Härra, see on eraüritus. Kuulge, ma olen Toomas Astruk, selle filmi režissöör. Teie filmisite Musta kassi ja Lepatriinut. Millised ta päriselus on? See on ju multifilm joonistatud tegelastega. Meie ei filminud kedagi, meil on terve tiim. Kes tahaks näha Lepatriinut ja Musta kassi multika kangelastena? Nii, pane sõrmed siia ja vaata otse enda ette. Kas kandikul ei peaks olema makroone? Ja, muidugi me paneme need kohe, kui oled valmis. Ema, isa, ma olen valmis. Uskuge, ma olen täiega ettevaatlik. Meie väike tüdruk sirutab tiibu. Lepatriinu on üks mu parimaid sõpru, ootan põnevusega tema filmi. Mina olen selle filmi režissöör, nii et see on rohkem nagu minu film. Sina mõtlesid siis loo välja. Stsenaristid mõtlesid loo, inspireerituna Lepatriinu kangelastegudest. Selge, sina siis joonistasid. Ei, seda tegid animaatorid. Nii et, mida sina siis tegid? No ma... Tšau, Marinett! See tüdruk oskab täitsa ise joonistada, vahi kui vinged päikeseprillid ta mulle tegi. Tõesti äge. Ja ta kujundas mu albumi kaane. Oi, suur tänu. Makroone?
seni läheb tal päris hästi. Oi, ta nägi poissi. Adrian, sa oled mulle nii mallis, kallis. Ma ei saa kunagi sellega hakkama. Ei. Mine too mulle üks šokolaadimakroon, aga tumeda šokolaadi, mitte piimašokolaadi, selge? Aga ma olen filmi režissöör, mitte teenindaja. Tõesti? Nii et sina vastutad selle filmi eest? Jaa, mina see olen. Sa jätsid ju ema mesilase treilerist välja. Nii nõme. Ja mis sul arus oli, kui sa Tupan Shengi teenindajaks kutsusid? Mina teda ei kutsunud. No tegelikult ongi hea, et sina siin teenindad. Mina saan Adrianiga filmi vaadata, kuni sina nõusid pesed. Vabandust, andke andeks. Vabandust. Adrian, sa peaksid tervitama Tsurugisid. Appi, ainult mitte tema. Lõpeta, sahvid mind. Jää vait. Kas sa tunned teda? Mitte ainult ei tunne, vaid jälestan. Miks sa minu Adrianikese kõrval istud? See on minu koht. Ära puutu mind. Ära räägi minuga. Ära vaata minu poolegi. Tere teile mõlemale. On suur au teiega jälle kohtuda. Gabriel-san, vastavalt meie viimasele vestlusele tõin teile need dokumendid. Ütle talle tänan. Palun tulge minuga kaasa. Rõõmsin teile näha, Kagami. Sind ka, Adrian. Hea küll. Me peame midagi välja mõtlema. Mis mõttes? Kinoistekohtade osas. Uskumatu. Adrian ja Kagami istuvad kõrvuti ja mina pean istuma 2 rida tagapool. Täiesti naeruväärne. Minul isegi ei ole kohta. Kui me Kagami enne filmi algust välja puksime, saad sina ka oma koha. Me ei tohi seda teha. Mäletad, mida sa mulle kunagi ütlesid? Kuri pääseb võidule siis, kui head inimesed midagi ei tee. Täna on Kagami kuri ja meie head. Ma tõesti ei tea. Hea küll, eks sa siis kõhkle ja sa näed, kuidas Adrian ja Kagami homme lennukiga Jaapanisse põrutavad. Adrian, Jaapanisse? Ei või olla. Arvad, nad käivad koos kinos, nende vanemad ajavad mingit ühist äri. Me ei tohi lasta tal seda teha. Marinette ei kavatse ometi Chloe'ga kampa lüüa. Ma ei lase lihtsalt Kagamile Adriani röövida Jaapanisse viia. Ta on nii hea südamlik, ta ei näe seda plikat läbi. Nõndaks. Prügikott. Kulp. Mida? Ma küsisin ju nööri. Ma leidsin ainult praeniiti, millega liha kinni seotakse. Kas ma peaksin sinu arust praeniitidest midagi teadma? Oota. Me ei tohi niimoodi teha, Chloe. Kui me ei ohverda praegu paari makrooni, peab Adrian elu lõpuni sushit sööma. Ära seda jälle nässu keera. Kõik sinu pärast, Adrian. Lepatriinu, kus ta on? Tervitus, lapsed. Lepatriinut ei ole siin, me tulime kohtuma ju filmi režissööriga. Andke andeks, ema ja isa, kõik ülle eesmärgi nimel. Abi, olen mina alles koba. Marinette, ega sa haiget saanud? Suurepärane. Hoia seda. Aitäh, Adrian. Ole hea, see on sinu lemmikmaitsega makroon. Ma lihtsalt koba peale muidugi, no kuidas ma saaksingi seda teada. Aga inimesed eelistavad vahel ühtedele asjadele teisi, nii et... Aitäh, Marinette. Tupan Sheng, mida sa selle makrooniga tegid, seda ei olnud ju plaanis. Kagami, kas midagi on halvasti? Need on mu vanaema kingad. See läheb plaaniga kenasti kokku. Istu, ma aitan.
ja nüüd teine etapp. Kas ma saaksin siia palun teie autogrammi? Kagami. Kui sina ei mõelnud seda lugu välja ega ei joonistanud, mida sa siis üldse tegid? Mis toimub? See makroon sisaldab mandleid. Ma ju ütlesin, et mul on mandliallergia. Ja me jälgisime seda hoolikalt. Kõik meie makroonid on kookospähkliga. Kõik peale ühe. Mis toimub? Kes selle koogitoolile pani? Oleksin võinud teada, et Chloe plaanid lõppevad alati katastroofiga. Kas ma rabasin 3 aastat ööd ja päevad selle nimel? Mu õhtu on rikutud. Anna need mulle, Tom. Mitte keegi ei hooli minust. Ekraani taha jääv looja, keda ei tunnustada kunagi. Ebaõiglus, millest makuumad elavad ja hingavad. Lenda pimeduse olend ja muundada murdunud süda. His broken heart. Animaestro, sa saad kõigile oma tõelist olemust näidata. Annan sulle väe, mis ületab su kujutlusvõime. Vastutasuks palun ainult musta kassi ja lepatrinu imelisi. Ma näitan neile, mida üks režissöör suudab. Nüüd ma mõistan, miks Kagami sinust kogu aeg räägib. Su isa on kasvatanud sinust väga meeldiva noormehe. Meie plaan on täielikult läbi kukkunud. Adrian ja Kagami on veel lähedasemad kui varem. Sina rikkusid kõik ära. Mis värk sul selle makrooniga oli? See oli üks eriline kirevilja makroon. Aga see on ju tema lemmik. Ära ütled. Sa oled Adriani armunud. Adrian! Täiesti naeruväärne. See ei tähenda talle midagi ja see jääb alatiseks nii. Vaata, ma võin seda tõestada. I'll prove it. Adrianikene. Kes sina oled? Sa ei tohi. Kas arvad tõesti, et režissöör ei tee midagi? Kohe näete, milleks ma võimeline olen. Kuule, võta ennast kokku. Adrianikene, sa ei arva ilmaski ära. Olge nüüd, ärge minge ära. Just läheb lõbusaks. Ma ei võta enam kunagi Chloe nõuandeid kuulda. Tiki, täpid peale. Me oleksime su esilinastusele tulnud, kui me oleks teadnud, et see siin nii närvi ajab. Must kass ja lepatrinu. Mis värk selle treileriga on? Ma ei karda kassi üldse. Te pole filmi näinudki ja hakkate juba seda põrmustama. Ta jutus on oma iva. Ma ei põrmustanud, see oli konstruktiivne kriitika. Hea töö, mu emand. Teie ei ole alati kõige tähtsamad. Nüüdsest hakkavad kõik mind imetlema. Vaatame, kuidas teile selline animatsioon meeldib. Mina olen ainus tõeline kangelane. Kas sul on kõik korras, must kass? Ettevaatust. Kuidas kahemõõtmelisest tegelasest jagu saada? Tema mask on ainus, mis tema muundumistel ei muutu. Järelikult on Akuma selle sees.
kartke multikatega väge! Hoopis sina peaksid kartma võluväge! Kaamera? Muidugi, kes saaks teha mustast kassist ja lepatrinust paremat filmi kui mitte nad ise? Ta ei kannata konkurentsi silma otsaski. Võta nende imelised, nad sõltuvad sinu armust. Ma ei näe midagi. Kaitse oma imelist, ta võib olla ükskõik kus. Liigu! On teil seal kõik hästi? Seal! Ta on kadunud. Miks ta meid ei rünnanud, kui me pimestatud olime? Ei tea, see on täiesti arusaamatu. Ilmselt juhtus midagi, mida meie ei näinud. See selgitab, miks tema vägi peitus selles kaameras. Kaitse oma imelist, ta võib olla ükskõik kus. Kas sa panid praegu pausile? Ei, kas sa nägid, kuidas ta paigale tardus? Ei, mul olid suitsu pärast silmad kinni. Minul ka. Sellepärast ta ei võtnudki meie imelisi. Kui keegi teda ei vaata, Siis on ta paigal. just nagu filmis, kui keegi seda ei vaata, poleks seda nagu olemaski. Nüüd teame, kuidas temast jagu saada. Nii jaburat etendust pole ma iial näinud. Pole lihtne veenda rahvastada mitte vaatama. See show on kuum sõna. Ja nüüd lõputiitrid. Pange silmad kinni, ärge vaadake teda. Ta on küll värviline ja särav, aga ka üliohtlik. Telekas, muidugi. Tegele temaga, must kass. Nii, kas kadestad meie edu? Sa võid ju ninnatarka mängida, aga kui ma olen su imelised saanud, unustavad inimesed su peagi. Sina, jah, sina, kes sa mind teiselt poolt ekraani vaatad. Kus te ka poleks, pange silmad kinni. Ärge vaadake animaestrot, lülitage kõik ekraanid välja. Tehke seda, me vajame teid kõiki, ainult nii saame ta peatada. Te võite käskida kõigil silmad ja ekraanid sulgeda, aga alati jääb vähemalt üks, kes mind vaatab. Ma ei loobuks sellest showst mingi hinna eest. Andke andeks, Nadja, aga seekord jääb otseülekanne ära. Mida? Ei! Animaestro, tee eluga ja too mulle nende imelised. Kataklüsm! Kõik peavad seda vaatama, animatsioon. Naljakas, arvasin, et meie oleme viimased. Ja kui me silmad sulgeme, tulevad lõputiitrid. Ei. Hei, hei! Pane silmad kõvasti kinni, must kass. Ma ju usaldan sind pimesi. Nüüd on su kurjusel kriips peal, väike Akuma. Aeg muunduda kurjast heaks. Tehtud. Aida, väike liblikas. Imeline lepatriinu. Mida ma siin teen? Must kass ja lepatriinu. Nemad ise. Sa hakkad tagasi muunduma, mu emand. Ma läksin. Lepatriinu ja must kass.
eks nautige oma kujuteldavat võitu. Nagu kõigis parimates tragöödiates tuleb võit alati enne läbikukkumist. Chloe, palun ära ütle Adrianile, et ma olen tema sarmunud. Siin maailmas on need, kes töötavad ja need, kes säravad. Meie sinuga oleme täiesti erinevad inimesed ja sellepärast ei saa meist kunagi tiimi. Ma ei ütle talle midagi, sa ei vääri sellist tähelepanu. You're not worth the extra attention. Tead mis, mine istu minu kohale ja naudi filmi. Ma olen seda juba 100 korda näinud. Olulisem on, et seda näeksid inimesed, kes seda tõesti näha tahavad. Aga ma... Ega sinagi vist tea, kes ma olen. Muidugi tean. Te olete filmi režissöör Toomas Astruk. Suur tänu teile. Ta tundis mind ära. Keegi tundis mu ära. Täna on mu parim päev. Nii lahe, et sa ka sisse said. Kahju, et ma ei saanud sinu makrooni proovida. See nägi täiega nämma välja. No, tõsi, küllap tuleb ka teisi makroone. Tähendab, võimalusi. Tõlkinud Annika Mänd, lugesid Karin Rask ja Karol Kuntsel. Alguslaulu esitasid Lasteekraani muusikastuudio laululapsed.